Tere taas, vaata nööki, sõbrad. Vaatame siis täna, millised uudised on olnud, mis kuu meil on nüüd märtsikuus meedia pildil ja Sven, sa oled jälginud seda terava kullipilguga ja mida sa sealt tuvastasid? No, ütleme nii, et vaatad ja peale Kaja Kallase midagi muud näha ei ole, aga see pilt Kaja Kallase fänne väga ei rõõmusta. Oleme harjunud, et ta saab auhindu, siin president paneb uhke märgi rinda ja välismaalt antakse raha ja kõrged isandad söövad temaga makarone ühes lauas, aga nüüd on tuuled muutumas. Ja kas ta enam ei ole siis nii, et ta ju või rääkis, kuidas ta istub, kõik tahab temaga koos pilti teha ja mis tal siis nüüd juhtus? No pilti võib-olla tehakse, aga tal on selline amet, et ta on kõrge Euroopa Liidu ametnik ja ajab välispoliitika asja, aga see välispoliitika asi ei edene. Tal on mõte aidata Ukrainat, et sõda ikkagi kestaks, inimesed sureksid ja oleks lõbus ja vaja 40, ma ei tea, miljardit näiteks. Aga keegi ei anna. Üldse ei taha, kisuvad seal tüli temaga, just need lõunaosariiklased, igasugused ma ei tea, saksa keel on Hispaaniast ja Hispaaniad, Portugalid, Itaaliad, Prantsusmaa muidugi on eriti tore riik, et väga sõjakad. Kohe saadaks nagu vähed peale. Saksa ei saa nutsu. Ei, oota, midagi nüüd hoogu, ega see asi nii ka ei käi. Aga meil on selles mõttes hea, et meie anname kõik ära. Meie anname kõik ära ja oleme väga rahul. Aga poliitiko kirjutab pahasti ka, et ei saa nagu hakkama ette oma tööga. Ja ta ütles, et ei ole autoriteeti. Autoriteeti ei ole ja et ei kasuta oma neid, tal on 300 eksperti seal, et tegelikult tahab ise asju, et võiks inimesed tööle panna, võib-olla tuleks paremini välja. Ta ju lassi mingid Hispaania vanad kakud lahti kohe, kui ta tööle läks. No mõisteks sul on vaja oma inimestele palka hakata maksma, aga ilmselt peab valima, keda lahti lasta, et seal päris iga ühte ei saa. Aga seal ei ole ka niimoodi, et lugege muultelt, aga see ei tule hästi välja, ta vist ei oska hästi seda inglise keelt ka pursib. Tuleb teha kursused, eurooplastele huultelt lugemise kursused, muidu see asi võib päris ikalduda, aga jah, siin nüüd sellised õelamad inimesed teevad järeldusi, et eks siin see suur Saksa leht Frankfurter, mis edasi on pahane ja poliitik on nagu täitsa avalikult nagu ütleb halbu sõnu, et võib-olla see karjäär seal Euroopa tipus ei kesta väga kaua. Ja on mõni huvitav tsitaat ka sealt sul võetud? Tsitaadid on sellised nagu kidura võitu. Ütleme, et poliitiko teatel ei suutnud Kallas oma kavale leida piisavalt toetajaid ning mitmed diplomaatilised allikad kritiseerisid teravalt Kallase viimase aja tegevust. No, kritiseerivad teravalt. See ikka poliitiline kõnepruuk, et tsiteeri seda palju tahad, et siin on vaja eksperti, kes ütleb, et asi on halvasti või väga halvasti. Kuskil oli lausa, et hävitav hinnang oli antud, et see on öelnud teravam. Seal igasugused asju on öeldud, aga jah, see meediakajastus siis Eestist pärit nagu suurel poliitikul on kaunis hull ja nagu selliseks kirsiks siis tordil või isegi arbuusiks tordil on selline tuntud alternatiivmeedia staar nagu Tucker Carlson, kes kutsus endale külla teise samasuguse ja sugugi mitte halva tüübi, nagu Clayton Morris. Vanasti nad töötasid koos Foxis, siis üks vist kihutati minema ja teine läks ise. Ja et teha siis nagu oma ette nagu asju. Ja siis nad võtsid üles, rääkisid seal poliitikad, igasugused piinlikke asju ja muu hulgas naisjuhtide nagu verejänu. Võtsid sellise teema, et miks need naised, poliitikased naised ju toodi poliitikasse selleks, et elu oleks pehmem, et naised on niisugused armastavad ja soojad ja käepärased, et sealt tuleb siuke ja et seda empaatiat tuleb sealt siis nagu selja ja sülega, aga et naisjuhid on nagu hirmus verejänulised ja siis näiteks tõi Tucker Carlson selle tüdruku Eestist, kes tapab inimese ära, nii et silm ka ei pilgu. Nimi tal küll ei tulnud meelde, aga meie siin vähemalt saime aru, et meie seda nime teame. Et Kaja Kallas on tõesti suutnud saavutada väga lühikese ajaga ülemaailmselt tuntusega kõige verejänulisem ja selline inimvaenulikum ja sõda pooldavam naisjuht. Ja sel teemal läheb pikalt arutsid, ega nad nagu ei jõudnudki nagu tõele lähemale. See läheb kokku selle sõjaprintsessiga, mis tegelikult on selline väike klähvi kutsikas. Kuigi, kui me mõtleme nüüd sellele, et Kaja Kallas Eestist pärit tüdruk, kas siis me peame ka olema hirmul või kartma seda, et ikkagi kogu see
jutumärgis aupaiste tuleb kogu Eesti peale ju tegelikult. Me oleme siis vahelased. Karlsson on selline kuradi tähenäri ja tema kohe, eks ole, nime küll ei mäleta, aga Eestit mäletab, aga enamus inimesi, kui lugeda, Kaja Kallase X-i neid, tal on seal X-i konto, teeb postitusi, keegi ei salli neid, kõik jõuravad seal ja peaaegu, et üksmeelselt sõimavad, üldiselt nimetatakse eurooplaseks. Nii et see Eestit teevad väga vähesed ja ei pane teda nii hästi kokku, vähemalt suurem osa, et Ameeriklased jaoks see kõik eurooplased ja kui ma arvan, et Euroopa saab oma selga selle häda, parem ongi, et ta on eemal, võib-olla isegi see on Eestile praegu õnneks, et ta on eemal. Siukene tüüp Euroopast, näitame sellele Euroopale. Võib-olla veel isegi, kui võtta natukene lähemalt, siis Tukker teab muidugi, et eestlane, aga ega siis ülejäänud võib-olla, kes arvad ka, et eurooplane, aga mõniga võib-olla täpsustab ida-eurooplane võib-olla siis või. Kuigi mida me oleme Põhjamaal. Selliseid on, aga ütleme, et selliseid ikkagi vähe. Ja Ida-Euroopa siis võib lähevad hoopis Poolale kallale. Võib-olla meie väike riik jääb 2 silma vahele. Minnakse ehk mööda. Seal ei ole mõnda naisjuhti, keda võiks segi ajada. Seal on üks tädistunud onu. See ka väga palju ei erine. See ka väga kuri. Hirmus tige tegelane seal. Ikka liberal. Aga võib-olla sellega võiks selle... häbi läheb nagu liiga suureks, et lõpetame siis Kaja Kallase teema ja toome ega teistes riikides on ka halvasti, ütleme kohe nii, et palju suuremates ja võimsamates riikides asi ka päris paha. Ja üks selline teema nagu Ameerika Ühendriikides on siis see, et president Trump on lubanud avalikustada erinevaid igasuguseid saladokumente ja toimikuid. Nimetatakse failideks, aga need ei ole need arvutifailid, need on igasuguseid kaustasid ja kladesid. Ja natukene on avalikustatud ka, eks ole, Kennedy mõrva, seal on mitu Kennedyt tapetud, aga see president Kennedy tapmise pabereid toodi välja üks, ma ei tea, 80 000 lehekülge, sükse käsikirjalisi dokumente, et osa oma sellest valimislubadusest Trump on täitnud. Et sulased on siis toonud neid pabereid välja, aga see saladokumentide asi on see, et sa pead seda Kennedy mõrva asja natukene teadma, et need nimed seal nagu ei ütle, nagu kui sa ei ole raamatuid lugenud. Klappima panema, eeltööd tegema. Jah, et seal on nagu kahte pidi, et ikkagi ma olen mõnda sellist asjatundjat, kes kõik neid mõrvareid umbes nime ja nägupidi tunneb, et üldine nagu seisukoht on selline, et paberid väga huvitavad, et on tulnud ikkagi peaaegu igasuguste erinevate vandenõude toetuseks on tulnud materjali. Kindel on see, et luured ise on seal midagi vusserdanud, ise on nad seda asja kinni mätsinud, mis nad kinni mätsivad, kui nad siis ei ole nagu ise selles asjas sees. Ja nii edasi, et seal on väga huvitav, et kõik need paberid ei ole veel läbi tuustitud, aga see on nüüd üks asi, mis on natukene hakanud kärisema. Aga seal on nagu teised paberid, mis nii hästi ei kärise. Väga kuum teema, mida ufodest. Ja muide, ka Kennedy paberitega räägitakse seda kiusujuttu, et seal mingi osa, ma ei tea, võib-olla seal 20%, 30% ikkagi ei tehtud avalikuks. Aga miks? Just sellepärast, et seal on UFO teema ja siis see UFO-delt nagu kätte saadud salatehnika, et see on ikka nii tundlik asi, et ega me ei tea, kas see nii on või ei ole, aga niimoodi räägitakse. Ja neid UFO pabereid on tegelikult ka ikkagi lubatud nagu vahepeal, nagu siis jälle ei ole ja siis jälle keegi tuleb, mingi luure ja räägib seal mingit juttu ja siis jälle nagu see asi nagu vaibub ära ja väga sageli see jutt tuuakse nagu sinna kuskile rahva ette, siis kui on vaja mingit muud jama kinni mätsida, et vahel jääb mulje, et võib-olla neid UFO-sid ei olegi olemas. Aga veider on see, et siis kõige nagu oodatuma maiuspala salapaberitest on Epsteini toimikud. See oli üks selline tuntud pedofiil, kes siis jäi korduvalt vahele ja suri vanglas õnnetult ära. Ja või kes ei teab, mis taga seal juhtus, see surm oli ka nagu siuke, ütleme, veidi imelik. Et võt neid pabereid, et eks ta mõisteti siis süüdi laste kupeldamises, lapsed alaealised, ütleme Ameerikas see iga on natukene kõrgem, et seal see, kes meie mõttes on juba täis naine, seal läheb ikka veel lapse ette ja nii, aga ühesõnaga kupeldas siis lapsi, eks ole, tal oli terve hunnik kliente, väidetavalt need kliendid olid seal just kuningakodade liikmed, poliitikud, rikkurid, ajakirjanikud või ajakirjandusmugurid, ühiskonna koorekiht, kõige Ameerika siuksed tähtsamad inimesed. Ja
mõtlen, need nimed ei tule välja, et kuidas saab olla, et tüüp on kupeldamises süüdi mõistetud, aga ühtegi lente ei ole kätte saadud, et see nagu ka nagu loogikat ei ole, eks ole. Ja nüüd siis seda on ikkagi lubatud, seda klientide nimekirja. Kliendipoes. Ja ükskord nüüd visatigi välja mingid paberid. Aga no see oli selles mõttes, et seal nagu paberitest ei lugenud midagi välja, et see nagu, need paberid oli juba kuskilt näidatud, need olid nagu, need ei tõestanud nagu midagi peale selle, et keegi kuskil üritab midagi kinni mätsida. Ja siis Pam Bondi, kes on see nende, mis ta siis on, eks ole, seal peaprokurör meie mõttes vist. Siuke kena daam, meie Saagimi sarnane, väga kena vaadata. Et muidu need juristid on nagu nad on, aga siis tuleb siuke blond jurist on kohe vaatad huvitav. Ja siis see on ju, ütleme, Trumpi valimislubadus ja tema nagu au küsimus, et see on tema haldusalas ja paberid ei tule. Ja siis ta ikkagi kuidagi saatis mingisugused grantsid sinna New Yorgi FBI nagu hoonesse. Ja siis näidati pilte, kuidas sealt veoautodes laaditi suuri kaste nagu külmkapi kastid, siuksed, täis siis, ma ei tea, head paremat. Ja eile tegi siis Pam Bondi avalduse, et 1000 agenti töötlevad nüüd neid materjale, mis nad sealt kätte said, et tunnistajad ei tuleks nagu avalikkuse ette, et ohvrite nad isikuandmed oleks kaitstud, et seal on videotunnistused, mingid CD-d, mille peal on kirjutatud alasti tüdrukute pildid. Ühesõnaga väga sellist nagu erutavat materjali tundub seal olevat. Ja kui 1000 agenti töötavad nüüd, ma ei tea, vist juba võib-olla 2 nädalat siis selle porukoga, et võib arvata, et sealt ikkagi nüüd midagi on tulemas. Aga veider on see, et meie ajakirjandus sellest nagu üldse ei taha rääkida. Millest meie ajakirjandus kirjutab? Me kohe jõuame oma pervertideni, aga ma vaatan, et siin tegelikult mis meie ajakirjandus on, ma vaatasin selliste, nagu igal lehel on oma otsija mootor, et mis siis näiteks Päevalehe grupp on kirjutanud sellel teemal. 15. aastal viimati, panin nimi Epstein ja siis vaatasin pealkirja, kus ikkagi oleks nagu midagi sellist nagu kõnetavat. See oli selline pealkiri, et prints Andrew kardab Ameerikasse minna, sest on oht trellide taha sattuda. 15. aasta uudis, uuemaid uudiseid ei ole nagu sellele grupile, see oli kroonika. Epsteiniga lööb ette võib-olla hoopis seal Beatles'i mänetseriga, see ei ole nüüd see sama. Kahjuks ei ole, muidu oleks ilmselt see menu uudisel suurem, aga ei ole see sama, võib-olla sugulane, ikka on sugulane võib-olla. Ja siis veebruaris on ERR teinud ainsa nagu sellise loo, mille pealkirjas on siis, et Epsteini dokumendid selline välja ja see ongi selline pealkiri, mis ütleb, et Trump avalikustab Epsteiniga seotud dokumendid. Aga sellest avalikustamisest, see esimene laine, tuli selline naljanumber rohkem välja. Ja see on siis meil praktiliselt, kõige uuem uudis, mis oli, ma vaatan kohe, kes selle uudis, Postimehe uudis, see oli nüüd suhteliselt hiljuti, oli siis selline, et Kanada uus peaminister on olnud selle Epsteini, nagu see naiskaastööline Maxwell, Ghislaine Maxwelliga nagu ühe pildi peal. Aga võt see on jälle, et see seltskonnas inimesed on ikka pildi peal, eks ole, et see ei tähenda nagu midagi. Seal seltskonnas liiguvad igasugused tähtsad tegelased, miljardärid, nende naised on ju, et ikka sa võid sattuda pildi peale. Et see mure nüüd langeks ära, kui tuleksid need videod ikka välja. Ja teine asi, et selles seltskondega sa ikkagi peab hakkama küsima, ega te vabandust ei ole pervert või midagi sellist. Seda vähemalt kui kõvasti ei küsi, oma meeles võiks nagu vaikselt, vaatad mingi tegelikult see võib-olla on pervert, parem sellega pildi peale ei lähe. Äkki peaks olema mingi märk neil linnas, nagu norralased panid ju siia selle kirjaklambri, et siis tunneb ära, et ta on rahvuslikult meelestatud sõja ajal, et ei ole mingi nats ja selle teemaga me peame edasi töötama. Aga jah, et kui oluline see pedofiilia ja siuke laste põrutamise teema on, see on, et ega see on meil ka kuskile nagu mööda ei pääse, et me tegime nüüd eelmise saate nagu mitte päris kuu lõpus, aga siis nagu võttis hoogu ühe kirjaniku teema, üks Sass Henno nimeline kirjanik. Sinu kolleeg siis? Jaa, minu kolleeg täiesti, aga ta ei ole enam Kirjanike Liidu liige, ta astus Kirjanike Liidust välja. Visati või astus? Ei, astus ise välja, mina oletan nüüd hirmuga. Astus hirmuga välja, et ei paljastataks. Aga siis selline lugu,
mina ei tea, kas ütleb selline nimi Mallukas sulle nagu midagi. No et see on, kas ta blogija või YouTuber või mida, mingi selline, noh. Kindlasti meie noored vaatajad kõik teavad, me täpselt ei tea, kui ühesõnaga see Mallukas oli välja pannud Sass Enno mingi kohtuasja paberid. Ja kohtuasi endast väga piinlik, sellepärast, et Sass Enno ise hakkas nagu kohtuasja ajama. Ja miks kohtusse läks, siis kuulus kirjanik, sellepärast, et mingi tibi pani kuskile sotsiaalmeediasse sellise, noh, nagu ütleme, avameelse postituse, et noh, ta on hullanud selle samuse, kas siis hullanud või mitte Mallukaga, kirjanikuga, Mallukas ei ole sellisel tasemel üldse, peame tunnistama, et selle alajalistega nagu laiaks. Mulle meenub üks uudis, mis oli väga kõnekas. Kroonikas oli kunagi selline, Sass Enno andis kas midagi intervjuulaadselt, midagi rääkis seal, ja siis tunnistas, et ta visati välja mingist bändist, räpibändist, kas oli 5-. Ja mis oli bändist välja viskamise põhjus? Tema enda sõnadel. Teised bändimehed ütlesid, et kuule, sa tulid jälle mingi verinoorte tibidega siia. Kuid ma olen jama niigi küll, kao minema siit, viskasid bändist välja tüübi. Saad aru, räpi tüüpide jaoks oli see üle mõistuse. Saad aru, see peab olema midagi väga tõsist, kui juba räpparitele ka tundub. Eks ta võib-olla läks kirjanike riidu mingi aasta koosolekule ka siis mingi alaealistega, et sealt välja visata. Mina ei ole teda seal näinud. No kardan, et ta ei julge sinna tulla. Isegi vanematega. Seal kirjaoskajad inimesed on lehti lugenud, see 5- asi võib-olla välja tulnud. Ei ole näinud. Aga see Sass Enno, mul tuleb tuttav ette, kas ei ole mitte seotud kuidagi selle, kui ta Marti Kuusikut hakkas seal nii-öelda tulistama. Ta on olnud ju sellise mainega, ta kaitseb lapsi. Kaitseb lapsi, jah. Väga ohtlik, kui keegi lapsi hakkab. Mis te teete naistega? Lurjused! Parem lapsi ikkagi, kumba siis, naised lapsed, eks ole? Mõlemid. Kaitses mõlemad, aga eelistas voodis lapsi. See on väga ohtlik, kui keegi hakkab naisi ja lapsi kaitsma järelikult, seal on midagi peidus. Lastekaitseorganisatsioonid, usu või ära usu, see on peavoolu uudis Inglismaalt, kas isegi mitte suur riiklik lastekaitseorganisatsioon müüs kogemata pedofiilidele, no näiteks 10 000 last, arvumäru ei ole, no saad aru, linnatäie lapsi müüs kogemata pedofiilidele, selline uudis, ma mäletan seda omast ajast, ega see Ameerikas teistmoodi ei ole, et selles mõttes need lastekaitsjad paraku, mitte küll kõik, aga nende selline, no ütleme, põhjakiht, väga-väga ebameeldivad inimesed. Et seal Sass Ennosid leiab seal. Ja siis selline Ekspress pühendas väga palju mahtu siis meie kirjandusele. Tavaliselt nii palju kirjandus ei pälvi nagu meedia tähelepanu, aga kui ikkagi kirjanik hullab 14-aastase tibiga, siis kaotab veel tibidega nagu väitluses kohtuasju, siis see asi ikkagi jõuab ajakirjandusse ja teeb Eesti kirjandusele ainult head. Kas see oli kultuuriveergudel? Ei olnud kultuur, see oli, ma ei tea siis, sport, sest ma saan aru, et tibisid oli seal paarsada, kas nad kõik olid alaealised, seda me ei saa väita, seda isegi Ekspress ei suutnud väita, aga üks oli, ja siis üks tegelane 14-aastane, mis ta nimi siis võis olla, Kaire, ilmselt nimi muudetud, võib-olla oli siis hoopis Tiiu või Marta, ei tea täpselt, võime oletada siin. Tundmatuks, jah. No, ühesõnaga, ma arvan, et siin enamus nimesid, mis pakud lähevad täppi, sest neid naiskodanik oli seal päris palju. Sass on, ma ei tea, võib-olla ka kirjanik. Võib räägime siin mingist tüübist, keda polegi olemas. Tüüp muheleb kuskil kontoris. Nii, aga nii see siis läks, et üks 2004 aastal, praegu on siis 2004 ja praegu on meil 25, ja see on ka 21 aastat on juba käinud siuke trall siis, kord siis bändiga, kui lastakse, kui bändis enam ei lasta. Need on siis juba täiskasvanuks saanud. Need on ja julgevad nüüd siis nagu rääkida, kuidas see asi käis. Ma võin rääkida, kuidas see asi on. Aga mis nad räägivad? Me istusime diivanil, ütleb siis muudetud nimiga Tibi. Ma mäletan seda kõike väga hästi. Ta istus mu kõrvale ja hakkas mind puudutama. Mul hakkas sellel hetkel süda meeletult peksma. Siis ta suudles mind. See kestis nii mõned minutid kindlasti ja siis ütles ta, läheme tahatuppa. Voodis ta veel ütles mulle,
et ta ei sunni mind milleks, vahele segan, väga viisakas, millekski ei sunni. Ei, väga huvitav, see on nagu mingi novelli algus. Et, ja, hästi kirjutatud, kirjanduslikud andmed võivad nakata ka, ütleme, ohvreid. Kontaktis võivad nakata. Nii, et ta ei sunni millekski, aga võib-olla ma kunagi kahetsen, et ma temaga ei olnud. Mõtlen, et sulle pannakse sellise nagu... Sundolukorda. Mõtle jah, et kui sa veel kahetsed, eks ole, selline võimalus, kuldne võimalus praegu. Nii, et et ta on nii kuulus mees ka, et rõhuks selle, vaata, ma olen nii kuulus, kui sa praegu, eks ole, ei andu, siis nii. Ja nüüd tsiteerime edasi. Ja siis me olime vahekorras, sõna-sõnalt, täpselt nii, olime vahekorras. Ja peale seda ütles ta mulle, et ma võin vannis ära käia, ta oli vee juba vanni ära lasknud. Kui ma algus arvasin, et oi kui nunnu temast. Nüüd saan aru, ta tahtis, et ma ennast puhtaks peseks, et mingeid tõendeid pärast ei jääks. Vaata, hästi läbi mõeldud, eks ole, vannid, värgid. Ma olen siin kuulus mees, ega ma ei sunni midagi, ma olen kuulus mees. Sa võib-olla kahetsed. Aga mul on vann valmis. Aga vann on valmis, kõik siin. No siis ta pidi rõõtu tegema, see vanni vesi jahtub ju suhteliselt. No jaa, muidugi. Aga võib-olla oli vann külm. Võib-olla praegu moes pannakse jääd täis, on jäävannid. See pidi hästi hea olema. See pidi mõjuva tervisele. Et ühesõnaga, et selliseid uudiseid me loodame nüüd Ameerikast saada ja mitte siis, ütleme, sellised kohalike tähtsusega kirjanike kohta, vaid võib-olla Hollywoodi staarid, rockikangelased, poliitikud, kõik. Ega inimesed on igal pool ikkagi ühesugused. Ja ikka vanni. Ja vaata, ma siin suht kuulus mees ja niimoodi ja nii see on väga hea. Et ikkagi jah, et võib-olla ka lastekirjandus sellised mõnusaid erootika sugemetega lugusid tuleb sealt. No jah, aga vaata, proovi sa sellest kirjutada, siis juhtub nagu Kenderiga hakkavad sind kohtuvahet loksutama ja vangi panema. Kender ütles, et puhki tema tehtud. Hennoga ei ole ju midagi praegu. Ei, tema ei ole midagi. Ekspress kirjutab lahtise tekstiga, näed, pani 14 aastast, nii et tolmas. Oota, ajakirjandus või? Ja midagi ei juhtu. Majad muutuvad. Keegi võiks nüüd jõustruktuuridest sekkuda, ma soovitan lihtsalt, et võib-olla ei olnud midagi, aga tehke sa asi kindlaks. Võib-olla käis ka ainult vannis. Teksti tuleb töödelda, see ei saa... Võib-olla ütleski tibi, ma parem kahetsen, kuulsaid mehi on teisigi, ma olen parem kohe vanni. Võis ka nii olla, aga see tuleb välja selgitada. Aga see selleks, meil on ikkagi nüüd tegelikult selliseid põrutavaid, ütleme, see oli nüüd kirjandusringkondi nagu loksutav. Kultuuriuudise masti küll võib-olla natuke arusaadavam ja selline piinlikum kui tavaline kultuuriuudis, aga meil on ju poliitikauudised ka. Meil on ju selline lugu, et meil on, ma ei saagi aru, uut valitsust nagu ei ole, aga on uued ministrid. Valitsust ei ole, ministrid on. Ministrid on, kuidas saab olla, et on, keegi seda ei tea, peaks olema, et kui tulevad uued ministrid, siis on uus valitsus. Aga meil on vana valitsus uute ministritega. See on jah, praktika on juba ka niimoodi, et lased lahti, lihtsalt võtad järgmise nagu see oleks nagu purksi putka müüa, kuule, ta aitab küll. Tule nüüd ja võta see kittel seljast ära minema. See asi niimoodi välja tuleb. Kas sa oled kunagi purksi näinud? Ja ma olen söönud seda, no siis sobib meile. Aga kuidas see ministritega oli, seal oli ka huvitavaid asju. Kas sul oli tehtud pakkumist, et sa... Mul oli telefon väljas, ma arvan, et ma oleksin kindlasti sobinud, aga... Võib-olla öösel helistab, mul on öösel ka kinni, et mulle ka ei tulnud, muidu ma olen välismaal käinud mitu korda, võib-olla välisministriks oleks. Saatke meil teinekord, kui ministrit vaja on, ärge helistada, saatke meil, siis jõuab info kohale. Kes meil seal sai? Meil olid väga olulised spetsialistid, näiteks Karmen Joller. Ahaa. Ma küll ei tea, kas ta sai sotsiaalministriks? Meie kandi inimene ju. Ja, muidugi. Aga tema oli ju see, kes pani õla alla vaktsiinidele. No jaa, tal on üldse väga palju häid ideid olnud. Ähvardas kõiki, kes ei pane. Et see vaktsiini asi on veel nagu enam vähem. Et see, kui sa ei tunne täpselt seda keemiat, võib-olla arvadki, et ravib ja nagu räägivad, et siuke hea asi. Aga tal oli see ka ju, et ta teeb seda nagu see need ekspert, tema ajab taga neid tegelasi ikkagi kuulutab sõja välja nendele, lubas eriüksuse moodustada, et ma ei tea, mida see täpselt tähendab, äkki ta on ise No ütleme nii, et ta nüüd võib-olla päris ei ole, aga kergelt omapärane. Ma toon ühe näite tema mõttemaailmast. Ma toon tsitaadi, see on nüüd tsitaat. Aga on selge ka see, et mehedki peaksid õiguslikus mõttes olema naistega võrdsed.
ja ma olen kohanud palju mehi, kes on ise mõtlejad või näiteks suitsetavad või teevad liiga vähe või liiga palju sporti või üldse teevad seda, mida ei ole õige, näiteks tarbivad alkoholi. Ja sellega, et mehed ja naised peaksid olema võrdsed. Ta võttis selle jutu üles siis, kui Ameerikas oli mingi, ma ei tea, keskvõim vist enam ei maksnud aborte kinni või midagi taolist. Ma ei tea, kas ära just keelati, aga ühesõnaga abordid ei olnud enam riigi poliitika ja see ajas ju kommunistid niivõrd raevu. Satanistid muidugi ka, sest laste ohverdamine on neil siuke, oluline tegevus. Mida ta peab silmas, et mehed naised võrdselt peavad olema? Ta võtab seda, et kui naistel ei maksta aborti kinni enam, siis tuleb hakata kuidagi mehi kottima, aga seal on loogika viga, sest mehed käivad tavaliselt sõjaväes, mõnes riigis vähemalt ja vähemalt osa mehi, kes siis sobivad, 70% enam ei sobi, aga 30% ikkagi kuskil käivad. Ja siis ta leidis, et sellest on vähe, et mehed käivad sõjaväes, et tuleks mingi lisakoormis neile veel peale laduda, et veel sitem oleks. Ja siis nüüd tuleb see põhine asi. Seega tuleb vastu võtta veel mõned seadused ja tuleks teha esimesi samme ka meeste õiguste piiramiseks. Mehe spermatosoidid olgu riigi omad, rahvuslik kapital. Aga kuidas see nüüd mõte nagu on, aga seda tehnilist lahendust ei ole, et kas mehed riigistatakse või siis pigistatakse sperma välja ja pannakse riigi nagu, ma ei tea, riigi panka näiteks. Kus siis see jutt jääb, et meie keha kuulub meile ja nüüd kõik need jutud siis muutunud? Kui see sperma on kehast väljas, ta ei ole enam keha, siis ta kuulub riigile. Et ma arvan, võib-olla siin leitakse mingi tehniline lahendus, aga praegu Jolleril on praegu ministeerium käe pärast. Eks ta nüüd saab siis sellega hakata tööle tõsiselt tegelema. Et see spermaministeerium siis nüüd hakkab näitama oma jõudu ja võimekust. Ministeeriumi asemele. Jah, et see aga kas seal oli veel ju neid ministreid? Seal on väga toredaid ministreid. Minu absoluutne lemmik on Igor Taro. Tuntud sõjablogija. Aga ta jättis pooleli midagi pärast. No see sõda vist ei läinud nii hästi. Aga ma ütlen, et ikkagi rohkem meelekindlust. Et kui see sõda ka ei lähe kogu aeg hästi, kirjutada tuleb, jah, mis valeta, ütleme painuta, optimeeri tõde, tee stratkomi, aga see ei ole vale, kui sa stratkomi teed, stratkom on hea asi. Aga Taro, kas tema oli see mees, kes käis kuskil Lomonossovi ülikoolis ajakirjandust õppimas Putini ajal või? Jaa, Putini ajal jah, ja see oli selline Putini aeg, kus juba vist tšetšeenid juba seal otsustasid ära surra 10 000 kaupa, et sellise valitsuse all on hea Lossovi ülikoolis. Taro veel ju ise ütles, et ei ole hullu, et Putin on muutunud, et siis ta oli ikka teistsugune. No muidugi, siis ta ongi muutunud, siis ta tappis tšetšeene, nüüd tapab Ukrainas, loomulikult muutus kõik, kas just positiivne, aga muutus on nähtav. Taro jaoks see sobis või ütleme Michali jaoks, et ta siis ikkagi sinna kinnitatakse või kinnitati ministriks. Minu mõelest ta sobib, sellepärast, et meil on ju väga palju igasuguseid venelasi ja venekeelseid inimesi, kellest ka suur osa on putinistid. Et siis selline kerge putinismi kahtlusega minister, võiks ju neid hästi sobida. Meie poiss seal ministeeriumis, siseministeerium, eks ole, kui ma ei eksi. Ja võib-olla see on välisministeeriumis ilmselt ei sobiks, hakkavad naerma nagu Kaja Kallase peale, aga siseministeerium oma vaheline asi siin, see mis siseministeeriumis toimus, see siseministeeriumisse jääb, et see ei sega kedagi, on nagu täitsa okei. Ja mina arvan küll, et ta on nagu selles mõttes hea minister, et kui juba see blogimine jäi nagu soiku, et võib-olla siis see kloostri maha põletamine nagu ei edene nii hästi nagu plaanis ja või mis seal oli? Ega siis ka, kui sa oleksid nagu hästi äärmuslik vastane, ütleme Putinile, siis tekiks just kahtlus nii nagu need pedofiilidel, kes on suured lapsesõbrad, ega mitte pedofiilid. Siin on teatud kavalus, seda siin ei kahtle sugugi. Nii et siin on hästi nagu varjatud. Aga mis on huvitav, et siin on nüüd üks mees, üks naine, aga kes siis veel oli ministriks? Kas me saame Triibulise nimekirja sealt? See on nagu kirikeset küla, ütleme. Et siis meil on uus põllumajandusminister, kes võib-olla on kõige pädevam. Ja Taro ei ole ju õppinud, eks ole, miilitsa asjandust ega sellist, võiks öelda, et pole väga pädev. Mingi rongiga sõit on, võib-olla mingi transpordi teema oli ka, aga mis sellel põllumajandusministriga on siis? Põllumajandusminister on ise öelnud, et ta on väga pädev. Ja miks me peaks kahtlema, kui ta ütleb, et ta on osalenud lehma poegimisel.
Noh, võib-olla oli kandev osa või peaosa. Kas jutt on noorest Terrasest? Jah, härra Terras on... See on see valaline kaunitar, jah? Ja. Seda ma tean, seda ma olen näinud. Just. Aga temal oli ju see ka, et tal oli naine oli ju nüüd ta mitte see Susanne Unt, vaid hoopis keegi teine, kes on Saaremaalt pärit. Ei osanud Susannest kinni hoida, nii hea naine. Mõtle, kuidas Susanne oleks laud praegu ministri prouaks, ma küll hästi passiks. Mu mees mind silitaks ja kutsuks kassiks. Super luks oleks, ütleme, selline võimalus läks käes, nagu Tarol see blogi asi läks vuntsu. Läks teine asi vuntsu. Aga vaata, see on püsivus, et inimene ei jäta pooleli, kõik ei lähe hästi, aga tal on selline nagu powerit, ta kütab edasi ja näed, lõpetab ministrina. No ja, seda oleks võinud arvata. Ta ei ole veel lõpetab, alustab alles kellega ta lõpetab, seda me ei tea. No võib-olla tõesti, eks me saame võib-olla Euroopale uue kõrge poliitiku. Ja tõesti ei taha nii tagasihoidlik olla, et muidugi mitte ministrina ei lõpeta, vaid ikka kõrge aukandja. Ei, aga kuidas ikkagi, tal oli see ka, et ta on Kohilast ja ta nagu sobib igati pidi, et ise. No ta on puud riita ladunud. No, ja selliseid inimesi tänapäeval leidavad, tänapäeval inimesed ju radikaga seal. No, ma ei saa ju öelda, et ma keerasin radika soojemaks, et ma sobin hästi ministriks. See jutt nagu ei pädeks kuidagi. Aga ma olen puid ladunud seal, eks ole, seal koos lehmaga sünnitasime. Või ma ei tea, mis osa tal seal täpselt siis oli. Ja see endine andis, ma nägin pilti, kes sita argi kõnkis talle, eks ta saab seda siis ka nüüd praktiseerida. See peab olema. Igas ministeeriumis. Oma sitarg. Ja seal on kõntsame välja rookida rohkem kui tallidest. Et selles mõttes soovime siis edu meie ministritele, kes on kõik võrdselt pädevad, võib-olla mõni pädevam kui teine. Aga seal oli ju see jama, et ikkagi mina tuleks tagasi sellele teemale, et ikkagi triibulise nimekirjad, vaata see Tanel Kiik oli pahane, et miks ei ole ega nüüd uues valitsuses on naisi palju vähem. Kus on ülejäänud 147 sugu siis? Miks neid ei ole esindatud uues valitsuses? Vaata, kui on 3 uut ministrit, siis on, see ei saa kõik 300 sugu ei mahu sinna ära. 100 ministeeriumit juurde. Seal võiks olla, et see, kes siis on näiteks, et naine esindab, üks naine, eks ole, et see esindab 100 sugu ja neid loetleda üles. Ja küsida volitus nendelt sugudelt, et asi oleks nagu korrektne. Ta võiks esindada vähemalt. Aga muidugi saaks siin ministeeriumi juurde ka ju ikkagi rajada, kas siis ei ole nii palju fantaasiat. Kui kliimaministeerium oleks kaduma, et eks sooministeerium. Soo 200, selline ministeerium, sugu 200 ministeerium võiks olla, või 300, palju neid on. Et see, noh, mõtlen, et see palju tööd on Eesti riigis veel teha. Ega riik ei ole ju veel, või noh, mingi esimeses noorused, me ikka juba peaksime ikka kaela kandma, aga ikka nii palju on veel asju, mida saaks paremini teha, et... No, peaaegu kõik asju paremini teha, aga ministreid küll enam paremini panna ei saa. Mina ei oska küll nimeta, kes see siis parem oleks? Kes oleks parem põllumajandusminister? Ühest asjast on ka kahju nüüd. Vaata, seoses sellega ju muutuvad siin ka Riigikogus need koosseisud ja inimesed peavad lahkuma mõned siit väärika koha pealt. Ja väga suur probleem on, et Riigikogu LKPT toetusrühma esimees härra Odinets pidi minema nüüd siit ära ja LKPT toetusrühm on Riigikogus ilma juhita. Kas aseesimees ka ära ei läinud? Ja isegi või Terras oli. Et siis järgi vist ainult kodanik Ismailova ainult ongi veel rühmaliige, grupi liige. Et ta on siis nüüd ühtlasi peaks olema automaatselt nii esimees kui aseesimees. Jaa, et siin on küllalt hea karjääri. Aga kui sa üksi oled grupis, siis ei ole grupp enam ka, et siin peab nüüd midagi jälle võib-olla tal on sugu, ärme neid niimoodi nagu väliselt, võib-olla tal on 3-4 sugu. Esindab neid kõiki seal. Ja, et siin on muudatusi ikka komisjonides ja toetusgruppides, et midagi. Komisjoniks, aga toetusgrupiga on küll halvasti. Lased 3 ministrit lahti, see peab kuradi jama. Mis nüüd selle tähestiku rahvaga saab, me ei teagi. Isegi mõelda ei taha. Ilmselt midagi väga hästi ei tule sellest. Jaa. Nii, aga ütleme, et nüüd veidi positiivsemalt seda saadet nagu lõpupoole tüürida, siis just eelmine kord kurtsime, et Kaja Kallast ei taha keegi vastu võtta ja nüüd alustasime ka sellega, et Eesti Kaja Kallasel veel mitte ainult vastu ei taheta võtta, tahavad minema vist kihutada üldse. Et tegelikult siiski Eesti poliitikal, eriti välispoliitikal läheb hästi, sest tuli uudis, et Marco Rubio
see on siis Ameerika välisminister, kes Kaja Kallasega üldse ei tahtnud kohtuda, on kohtunud Margus Tsahknaga, ära kohtus. See on küll kõva sõna, aga tal enam kalendrikonflikti ei olnud, et teine kord ei no seal oli, see asi oleks läinud veel piinlikumaks, sest ta ainult Tsahknaga üksi, seal olid kogu Baltikumi nagu Läti ja Leedu, siis ülikud olid ka üles rivistatud ja väga ega seda kirjas väga hästi läks. Mida nad rääkisid? Ei, seda mida Rubio ütles nagu sõna-sõnalt ei ole öeldud kunagi, mõnikord ei räägita üldse, mis ta rääkis, et räägitakse ainult, et Eesti poliitik rääkis seda, teist ja kolmandat. Nüüd siiski oli, et ta rääkis, aga ei olnud tsitaat ja nagu oli ümber jutustus Tsahkna sõnadega, loodame, et see kõik, et see kõik on nagu väga okei. Kas nad läksid koos barrikaadidele laulma ka? Ei no, koos lõpuni, see on nüüd selge. Et ma toon ühe tsitaadi, mida siis Tsahkna ütles, et me kõik rahuneksime, et ei ole nii nagu vahepeal vinguti, et Ameerika on meid maha müünud, Ameerika on meid reetnud. Tsahkna ütleb, et ei ole. Nii, USA on pühendunud nii NATO-le kui ka meie regioonile, see on siis Baltikum või Skandinaavia, ma ei tea, mis see meie regioon on, või Ida-Euroopal, ütleme Ida-Euroopa. Haige Euroopa vanamees. Ütleme Euraasia, on pühendunud Euraasiale. Ja sellega on korras. USA väed on nii meil kui ka Lätis, Leedus ja Poolas, ütles Tsahkna. Korras. Kõik on hästi. Selleks võib-olla oleks pidanud Eestis ringi vaatama, kas väed on või ei ole, aga parem ikka sõidad Ameerikasse, küsid, kuule, sul väed on meil või? On. No jah, päris hea. Ja siis on üks huvitav selline majanduslik, matemaatiline lause. Ühesõnaga meid siis kiideti selle eest, et me nagu hästi nagu ikka sellele sõjale raha alla paneme. No, riigi kaitsele midagi sellist. Ja siis no ja see on nüüd jälle nagu sa ütled, et taastasid sõjalise abi, et ameeriklased taastasid sõjalise abi, kui meil ei ole räägitud, et see kunagi on ära võetud. Ühesõnaga see on nüüd taastatud ja taastatud, siis ma saan aru, tsitaat on selline, et selle taga on arusaam, et me paneme iga $1 kohta 12 eurot juurde. Et siin on nüüd see... Siin peab hakkama siis seda valuutakursse vaatama. No, siin tuleks vaadata, Ameerika riigieelarve on suur, ütleme, et nad otsustavad panna siia näiteks miljardi. No, paneme Eestisse 2 miljardit, noh. Aga mis siis tähendab, me peaksime 24 miljardit panema juurde. Sellist raha jälle ei ole. Et siin nagu jääb nagu see pudelikael tekib nagu sellest, et me ei saa seda iga $1 kohta nagu 12 eurot juurde panna, sest meil on väga vähe raha ju praegu, koolide jaoks ei ole raha ja kodus, eks ole, seal naised lastega ei ole raha ja noh, raha nagu... Siis muud üle ütled, et pange ainult $1000. Pange sotta. Ärge nüüd hullake, mitu tuhat tahate panna, kus me selle raha võtame. Pange kolmekas. Pange soin näidab küll. Et siin võib jah asi nagu halvasti minna, aga üldiselt selle nagu Tsahkna meeleolu oli väga roosiline ja väga hästi tunnustati ka meie nagu julgust, et me oleme elektri Venemaast ja Valge-Venemaast lahti, nagu ühenduses oli väga julge, kuidas ütles siis, see oli väga kõva samm. Et niimoodi siis nagu tõlkis Tsahkna seda keerulist lauset, mis siis... Mida Rubio ütles. See on väga kõva. Aga kas Tsahkna oli mingi ülikonnas või oli ta... Selle kohta pilt oli ülikonnas. Ja nad olid koos pildi peal seal. Huvitav, kas ta seda ka ütles, et tema see erakonna toetus on mingi 1% või sellest ei olnud? Ei no sellest ongi, et vaata iga protsendi kohta on Trumpil 3% toetust. Kui Eesti 200 toetus on 1%, siis USA paneb 2 juurde. USA-sest oli, et valitsuse toetus oli vist 10 aasta jooksul nii kõrge olnud nagu praegu. Et noh, see on, pane nagu võtad kokku seal pildi peal, kõrvuti on, ühel on nagu laes, teisel on nagu põrand all. Noh, tuleb kokku, tuleb selline keskmine, tavaline keskmine tuleb ära. Teaga on sellised liitlased, kellel on hea toetus ka, et küll nad toetavad siis nagu oma menuga meid ka. No selge, aga siis selle lustaka looga... Jah, et edasi ei tahakski minna, ega palju paremaks enam minna ei saa. Aga loodame, et järgmises kuus lähevad asjad paremaks ja võib-olla Tsahkna saab veel kellegagi rääkida või tuleb veel mõni uus minister. Või on ära juba lahti lastud selleks ajaks? No, see oleks ka hea, ega väga paha ei näe midagi siin. No jah. Aga sellised need uudised meil olid ja aga me neid paremaks teha ei saa, kui nad on. Ja olge mõnusad. Kohtumisel.